Nii tere hommikust, on teine päev ja me oleme, kus me oleme? Me oleme Küprosel ja me lähme Nikosiasse ja siis Põhja-Küprosele. Tillukene poekene. Nii, seal on päris palju. Selle auto ja prügikasti vahel oli eile vähemalt 2 meetrit. Nüüd me hakkame jälle autoga sõitma. Ja meie esimene sihtpunkt on Hilda Soovil. Kõige suurem kaubanduskeskus Küprosel. Mall of Cyprus. Hilda, kas sa oled õnnelik, et me lähme sinna? Jaa. Ja, maakirjal. Nii, Hilda, flamingod on siin. Nii me oleme nüüd Larnaca kõrval Soolajärve ääres, kus siis lõpuks nüüd Hilda näeb enda kaua oodatud flamingosid. Ja siin tõesti on neid päris palju. Kõik need roosad täpikesed on siin flamingod. Täna on juba see vasakpoolne liiklus palju selline enesest mõistetavam. Et ei ole mingisugust mõtlemist. Vasakul pool ma ei kujutaks ettegi enam, et ma paremal hakkaks sõitma. Ma Eestis juurutan ka nüüd seda, et ma hakkan vasakul pool sõitma. Ja Hilda. Läbi vaatama, et sealt mingisugused häirid. Mina ei teadnud. Me siseneme Hilda unistuste kohta. Täna on 2 Hilda unistust täitnud. Flamingod ja Mall of Cyprus. Tegelesime ostlemisega. Ostsin endale jälle Saarast ühe särgi ja nüüd me kaotasin Madli ära. Hilda saab enda ihaldatud poodi. You're in the wrong section, Hilda. Wrong section. Kuidas see nii paratamatult juhtus, et Hilda kõige rohkem tahtis, aga tema ei saanud midagi, mina ja Madli sai. Hilda, kus me käisime? Minu nimi. Starbucki. Me oleme nüüd need valged tüdrukud. Ja aga igal juhul siin kaubanduskeskuses oli väga karm kord. Filmida ei tohtinud. Mind keelati vist 3 korda. Üritasime hotelli sisse saada, aga kell on veel alles 12:30, see ei õnnestunud meil. Ja tuli välja, et hotelli ees on tasuta parkimine, kuhu me lihtsalt ei mahtunud, sest parkimiskoht, mis seal oli nii umbes 3/4 meie auto pikkusest. Ja siis nüüd me peame siis kuskile tasulisse parklasse panema. Väga selline eksootiline rahvas siin kohalike hulgas. Juba taheti, et me pilti teeks. Ja muidugi natuke siukseid imelikke pilke pööratakse ka meie poole, nagu just te nägite meie selja taga. Ma ei tea, kas see on jällegi tingitud sellest, et see on madalhooaeg, aga kõik uksed, aknad on kinni ja lisaks sellele on trellid ka veel ees. Olgu, aga kas te olete valmis minema Türki? Jaa, meil on raha ja passid olemas. Ületasime siis 2 Küprose vahelise piiri ning läbisime selle vahel oleva green zone'i. Igaks juhuks me seal filmida ei julgenud, seepärast et on jutud, et seal ei tohi filmida. Nii, me lähme bussi peale. Kõige rotim buss, mis siin seisab, me oleme selle peale. Me saime bussi peale ja see buss viib meid Küreniasse. Loodetavasti. Loodeti just. Aga eks ole näha, kui ei saa õigesse kohta, siis vaatame, kuhu me saame. Ega väga kaugele ei saa minna, Küpros on suht väike. Nüüd on õige bussisõidu elamus ikka. Juuksed lehvivad tuules. See ei ole tore.
hea ja käisime siis teed joomas ja saia söömas. Ja siis see ettekandja härrasmees oli nii lahke, et ta andis meile muudkui, andis kõigepealt proovida seda sööki, siis ta andis proovida ka salatit ja siis pärast andis ta proovida ka veel magustoitu. Me oleme kindluse müüri taga ning üritame sissepääsu leida. Aga see meil kuidagi ei õnnestu, me oleme juba poolele kindlusele tiiru peale teinud. Pidi olema ida küljes sissepääs raamatu kohaselt, aga me ei näe seda. Ja vist ainuke võimalus ongi siis üle müüri ronida. Ega ta väga kõrge ei ole. Almost made it. Hilda julges siia üles ronida, sai hakkama ja me naudime vaadet praegu siis siia Küreenia sadamale. Väga nice. Ronime nüüd Tsisterni. Sternis on, nagu te kuulete, väga mõnus selline akustika. Ja vesi on siin põhjas isegi, nii et täiesti töökorras. Me oleme kuskil väga kitsas käigus. Välja ei saa veel minna, peab ikka kõik urkad läbi käima. Tagasi Küreeniast ja jõudsime nüüd Nikosiasse. Me Hildaga mõtlesime, et meil on veel vähe saia sees, just võtsime mõned baklavad. Kui suvel Istanbulis on õhtul turgudel suur möll, siis praegu on siin selles, kus linnas me oleme Nikosias. Küll selline natukene nukker jälle. Kõik pakivad enda asjad juba kell 5 kokku ja lähevad ära kotile. Mille terviseks, Hilda? Meie Küprose reisi eduka alguse terviseks. Jaa. Proosit. Korraga. Ei ole vaja korraga, seda nauditakse. Aga mulle hea. Kui magus on? Lihtsalt väga äkki tuli. Hilda ja Mati jälle kimuvad siin meil. Aga nüüd me lähme tagasi hostelisse. Loodame, et me leiame selle mehikese sealt üles uuesti, kes see lendab ka lähme kähku. Prouad, see on kõigest prussakas. Ei tasu nagu väga erutuda sellest, see on prussakas. Lõunamaal väga tavaline. Aga igal juhul me lähme hostelisse. Loodame, et seal prussakaid ei ole. Ära hirmuta! Ma ei mõelnud isegi selle peale. Ja siis loodame, et see onkel on seal ja ootab meid. Või vähemalt võtab siis enda telefoni vastu, nagu ta keskis meile helistada. Ja siis
kurat küll, mis ma tahtsin öelda igal juhul, jah, lähme hostelisse. Kus ei ole prussakaid, tõenäoliselt, võib-olla.